palli avapoolele endale sai, nende avalöögiga me seda kohtumist ka alustame ja saame näha, kuidas 2 korda 45 minutit ei pääse sealt Tallinna vastu tulema ja Viimsi saab ikkagi rünnakuga jätkata. Proovitakse Viimsi paremalt äärelt. Seal on nüüd tegelikult mehi kastis ja pall tuleks kasti ka tuua, aga tuleb ja ei tule sealt ikkagi lõpuks ära. 2 meetrit suures pildis. Pall sinna viie kasti kohale keerutada. Vaatame, tuleb tagumise posti suunas. Seal esimesena ollakse Tallinna meeste poolt Jaol. Vahe paneb löögi ka, teine ka, aga hetkel mõlemad jägatakse, siis võetakse isegi õnnestumise korral vära, vaatame ära, tuleb ka ja lõpuks viie kastist keegi löögile ei pääse. Üles tuua lõpuks ikkagi peale Audi sisseviset pääsetakse tulema ja nüüd ollakse seal löögipositsioonil ka, pall käib postis ära, aga hetkel jääb võrk puutumata. Korralikult ikkagi mängijate summ tekkis ja seejärel vajutati kaugelt peale. Seal löögi autor olgu ka siis ära. Sealt on peale löödud ja paremad üritajad on ka suutnud väravat tabada, aga seal hetkel piirdutakse sellega, et hästi, nüüd on võimalik Tallinnal tulla, sealt pannakse pall veel liini taha ka, seal oli suluseis ja nüüd ja sealt tuleb penalti. Tallinn saab justkui oma teise tulemisega suures pildis siit karistuslöök sooritada, aga vaatame selle olukorra ära ja seal tegelikult ikkagi lahe jäi olukorda hiljaks. Nügib neid Tallinna mängijaid, aga penalti sealt tuleb ja tuleb kindlalt. Ei olnud lahe seal isegi lähedal, et selle löögini küündida, sellepärast et eks kui ära lööd, saab alati kiita, aga kui oleks seal väravaht poole ära arvanud, siis ikkagi siukene penalti, kuhu tegelikult väravaht peaks ette jõudma. Aga nüüd Viimsi siit võimalus tulla ja pall käib väravas ka ära, aga suluseisu lipp tõuseb. Palli väravasse saatse, vaatame kordust ka, mis meile siit pakutakse. Lõpuks siiski mitte, seal oli isegi tuleb seal korralikult väravaht hetkel välja. Suudab rusikatega palli ära ka lüüa, aga Tallinna rünnak jätkub. Pall alla, sealt pannakse käär! Tundus esimesel kordusel vaadates, et kukkus isegi väravasse, aga siiski mitte ja sealt need on Tallinna jaoks kergelt sellist segadust tekitanud, aga ülemäära ohtlikuks pole veel osutunud, sealt pääsetakse värava peale lööma ka ja peale poolaja pausi mängust arvavad ja kui avapoolajal vaatame selle olukorra ära, Viimsi suurepärane võimalus tekkimas ja pall on kohe väravas ka. 44 sekundit teisest poolajast ja pall pannakse Liikeri selja taha ära, sealt number 18. Kordust sellest olukorrast ja saame näha. Seal pisut vajus kaitse läbi, läks liiga, üritas palli ära katta, et pall läks üle otsajoone ja oleks võimalik. Seal Laidre kukkus, aga vaatame selle olukorra ära, siit on võimalik tulla ja tuleb pall uuesti pall kasti ja siit tuleb nüüd penalti ka Viimsi kasuks üldse. Tallinna mängumehed rahul selle vilega, Avilov seal küsib ka, et mille eest see nüüd konkreetselt tuli, saame kohe näha. Tundub, et Avilov ei olnud seal ikkagi vatustajaks, aga oli mees, kes läks sealt küsima. Vaatame, kes jääb sellest duellist peale. Vahe võtab sealt hoogu, tuleb löök ka ja pall paremale alla nurka, täpselt samale poole, samasse väravasse, kus Tallinn saatis oma penalti teele, siis saadab Vahe nüüd. Lööki ka sooritama, tundub, et nii on, Kõre paneb madala palli ja Liiker praegult. Nüüd on Liikeril pahandus majas, sellepärast et selle värava saab küll ainuisikuliselt ikkagi, mis ilmselt Liikeril elu pisut keeruliseks tegi, aga näeme ka. Liiker tundub, et seal läks müüri taha aimama, aga siis tegi. Tallinn saab selle palli liikumisest, on võimalik tulema ka pääseda, aga seal nüüd pannakse oma värava poole teele ja ei lähe palju mööda. Siit peaks nurgalööke
Nüüd saab siin debüüdil. Kui peaks ja vaatama kohe, kas see on unistuste debüüt, aga ei. Grimmilt, korralik pall vasakule äärele. Viimsil on võimalik sealt vasakut äärpidi tulla ka. Tegelikult ruum olemas, pall värava alla ja sealt tuleb ära. Üldse palju aega, et siia ikkagi väga kiire mängumuudatus sisse tuua ja saab siit söödupunkti kirja debüüti tegev Agemang ja edasi mängida. Vaatame selle olukorra ära, Tallinn tuleb ja nüüd superpall alla ja sealt Lahe teeb hea tõrje. Tulla üle aste, toob sealt väga hästi liini taha ka ja tegelikult nüüd on 5 õhus, tuleb pall ka, aga Liiker. Jelko hetkel täisedus, 5 mängust 5 võitu. Väga hea pall ja sealt nüüd suures pildis jäetakse super võimalus kasutamata, ei suuda seal. Jätab veel hästi ette, toob palli alla ka ja saab sealt Fofana ikkagi oma tänase kohtumise tiksunud. Numbrid tablool on 5-1 ja tõsiasi on see, et 3 punkti ja minuga siin mängujärgseks intervjuuks Asfalt Toomet Tallinna ridadest. Alustuseks võtta oma sõnadega kokku, ma arvan. Essa poolaeg oli kõik korras, kõik olid distsiplineeritud ja siis tuli teine poolaeg ju, et mul on tunne, et tulin võib-olla riiekast maru nagu flegmalt välja ja sealt see kõik hakkas hargnema, lagunemisel täiesti ära. Miks mitte lõpetada 5. et see, et me praegu seal taga kuskil oleme. No see ei päris defineeri meid, et siin on tšut-tšut vaja teine poolegi juurde panna ja siis tegelikult on kõik mängud mängitavad. Väga hästi ütlesid, lõpuks võita. Esimene poolaeg jäite kaotusseisu, teine poolaeg pöörasite mängu ümber ja alustame esimesest poolajast. Pigem tahaks öelda, et võib-olla isegi kinnine mäng, aga võib-olla isegi ütlen, et Tallinn oli pisut ohtlikum. Mis esimene poolaeg valesti läks? Jah, ma arvan kindlasti, et me oleme siin viimased 2 mängu oleme kaotanud, võib-olla siuke frustratsioon kandus üle sellesse esimesse poolaega ja natuke elasime enda viha või kuidagi energiat liiga palju kohtunike peale, vaid ei keskendunud pigem mängule, aga teine poolaeg tegime omad korrektuurid ja kõik õnnestus teisel poolel väga hästi. Ma küsin sult siis pisut sellise analüütilise küsimuse, et OEL ikkagi teid taheti sinna nii-öelda tippu ära panna, hetkel tabeliseisu vaadates nüüd saite võib-olla justkui kerget leevendust, aga hooaja algus pigem ei ole hästi alanud. Jah, pigem hooaja algus on siin keerulisem olnud, aga ma ei tea, mis meil on praegu, 30 mängu on veel ees, nii et ma arvan, et midagi ei ole halvasti ka.